No tšau, uus päev, uus episood, sama auto, ehk siis lähme sprinteri ümberehitusega edasi. Selles episoodis siis paneb veeava, elektriava, teeb veits vannituba, värvib veits seinu, teeb veits elektrit, tegeleb tagurduskaameraga ja mine tea äkki midagi veel. Eks te kohe näete, nii et hakkame pihta. Everybody. Vittua. Kyllä paski jo. Jebat, elu kurva jätler pole. Vaata seda paska. Vaata, mis juhtus. Ja seda peaks olema näha, jah? See on tagumine külg. Tagumine külg või? See on pohvu, jah? Asja käib eest ära. Aga kas see hakkab nagu palju eest ära käima? Ma ei usu. Jah, pohvu, jah. Ja nii, kiire vahelüppe tulevikust. Vaatasin seda viimast klippi ja mõtlesin, et okei, tahaks näha, mis see siis nii pahasti läks. Ja mul on see sama tükk nüüd käes, valmis kujul. Ja minu arust oli see nurk. Ja no ei näe. Vaatasin päris pikalt, ütlesin, mis siis läks. Ma arvasin, et ma läksin tiks aega liiga kaugele. Aga lõpptulemuses vähemalt midagi näha ei ole. Nüüd ma ei mäleta, kas ma lõikasin selle augu lihtsalt hiljem suuremaks või mis seal toimus, aga et siis ka teaks, et reaktsioon võis olla ja ma vist ütlesin suva ka, aga tuleb välja, et päris suva vist ikkagi ei olnud. Puldi lukku vajutada. Sa pead rääkima nüüd rahvale, miks see hea on? Summut niimoodi välja panna. Tuled surka vastu on ju, käed on nagu ära külmud niimoodi. Sul on nagu vaja lukk lahti teha või auto pulti vajutada, sa ei saa siis panna truuva sumpa äärde näpud soojaks. Ideaalne koht ja järelikult. And I really told you I'ma blaze my path. Really with me could have taken my star. Once close to you, don't see it going far. Do you think about parts? Are you pissed the way you are? Would I hold you in my arms when I could have brought attention? Is it petty if I mention that? Roll a wee with a Benson. Now I'm chief and forget them. Trust me, it gets like that. These demons are starting to feel like dragons. This evening I'm starting to build my callus. Where's my Alice? No nii, teeb vahelduseks kiire ringkäigu ka, et erinevaid töid on, mis käsil on nii palju ja kaameraid on hetkel tervelt üks, nii et kõiki kaamerasse saada on suht võimatu. Mul endal on praegu käsil siin see voodialune, üks pool on põhimõtteliselt valmis, teine pool on täiesti valmis ja nüüd see on mul laua peal juba tükkideks võetud ja hakkan kantima. Hans. Mina olen ees. Jah. Paigame lukke. Vesi ja siis tuleb siia truuma korsten välja poole. Ühesõnaga, truumaauk on tehtud. Ja nüüd tuleb vaadata, kuhu see ära mahub siia. Ja siis Mill praegu toimetab selle istme esise kõrgendusalaga veel. Põhimõtteliselt on valmis. Siin ongi praegu veel mingisugused viimase soojustuse tükid lähevad siia põrandale ja siis saabki põhimõtteliselt lõplikult paika ja kinni panna. Ja Siim tegeleb siis millega? Kaatuse telgil läks spoiler, tuulesugune ja antenn oli vaja viia spoileri külge. Nüüd on antenn ja spoiler küljes ja on antenn vaja lihtsalt tagasi panna, vaja veits nikerdada siin. Jah, aga ta on nii rõvedalt augus, et seda on veits huinjaa teha, aga saab hakkama. Ehk siis see spoiler on ka nüüd juba ilusti lõplikult kinni ja siis antenn on siin keskel ja vaja lihtsalt pistikud paika panna. Ja siis on veel vaene teine Siim, kes õige autoga ei saa üldse tegeleda, et tegeleb praegu veel sellega. Siin on mingisugused anomaaliad tahtsin öelda, aga see on võib-olla halb maik, mida öelda, et asjad ei tööta nii nagu võiks. Aga need ei ole meie süü. Anomaaliad, mis ei tulene meist, vaat ütleme nii. Vaat. Sa võid näidata kiirelt seda, mis me tegime siin? Võin näidata küll, jah. Et boom, banger.
kõik on kinni ju. Võib-olla tuleb mõni pilt ka, ma tegin enne pilte ka. Aga ma ei tea, kas see käib lahti või? Boom. Ühesõnaga, siia said liitiumakud vanad AGM-i tasemel. Päiksepaneelid, solarkontrollerid siin ja taha sai uus laadija pandud või noh, Siim pani. Et vana laadija läks välja ja läks vähe suurem ja võimsam ja ka selline, mis sobib liitiumakudega. Ja siis katusele sai hunnik paneele. Et kuidas ta näha on? No, midagi äkki näeb. Kokku läks kiire lugemine 7 paneeli. 330 ja 490 wattist. Mis quick maths teeb kokku 700 pluss vatti. Ehk siis jah, veits on solarit. Ja point oligi, et enam-vähem hoiaks konti ka käimas ilusate ilmadega. Ja üks väike asi, mis sai veel tehtud. Raamid on nüüd siin praegu veel valed, nendega läheb veel aega, on tellitud. Aga enne oli nii, et markiis läks iga kord põlema, kui sa nupust uksed lukku panid, mis väga ei sobinud kliendile. Et kui kuskil tanklas paned uksed lukku, siis tõmbab kogu tankla valgeks. Ehk siis tõstsime ka selle ringi. Vot, need on ka siis sellised väiksemad tööd, mis me siia vahepeal vahele teeme. Suvel tegelikult enamasti teemegi neid, aga praeguses selline suurem ägedam projekt. Everybody trying to get my money, me and my manifestation is coming. See, I'm about to get my blessings in abundance. See that I'm putting pressure on and now they running. Okay, that's fine with me. No snakes in my grass, some snakes wanna ride with me. Some snakes in my grass, I'ma pray when they vibe with me. Need more than a couple of breaths. Seems my dreams gon' be hovering stress. Yeah, I keep OT and I push out my chest. Some sets got the ego deep, that's another concept. Repo neat, recover the debt, so leave what I see. Rap on my head, no D's, just feed on these rappers for break. So clean, I sweep, wrap up the check. XP like this, put a clap on your neck. You can feel my grip, couldn't handle my best. Had to will my had to pop on the gen. Still my couldn't hustle me then. Feel like this, take a couple of steps. Need to get rich before apocalypse. Cool in my mind, all of my gifts. Everybody's trying to get my money. Me and my manifestation is coming. See, I'm about to get my blessings in abundance. See that I'm putting pressure on and now they running. Okay, that's fine with me. No snakes in my grass, some snakes wanna ride with me. Some snakes in my grass, I'ma pray when they vibe with me. Hans sai nüüd vahepeal mõlemale poole külgedele need elektrivee ja truumapistikud taugud tehtud. Ja läks suht sündmuste vaeselt. Ainuke nuss oli, et keegi tark, ehk siis mina otsustas, et selle vineeritahvli võiksin kinni liimida ära. Ja seda elektrikaablit pidi veidi natuke urgitsema. Aga fiibriga sai enam hästi ja see oli mureta. Ja nüüd tegelikult tahaks edasi tagant kokku panna. Aga hea oleks need seinapaneelid enne ära värvida. Ja seda me tegelikult hakkasime ka juba eile tegema, aga siis viimasel hetkel selgus, et värv, mis oli ostetud, sai kahjuks vale. Ehk siis see on asju natuke nihkesse lükanud. Peab uue värvi tooma ja siis saab selle ära teha. Aga nii kaua mina hakkasin toimetama selle ukse äärega, et paneme siia sellise kanga peale, olen kuskil praegu omadega poole peal. Ja siis Siim harjutab silikoonimist, ehk siis kõik dušinurgad, asjad käib üle. Ja siis Hans tegeleb ka praegu siin vaivatamisega. Et praegu läheb siia üles panipaigale ja enne sai tegelikult tehtud ka selle ukse ääred, mida ei ole absoluutselt kaamerast näha, aga see on positiivne. Ehk siis teeme hunnik vaivatamist ja kui nende töödega on ühel pool, siis äkki saab alt kõik värvi alla ja siis
saab juba siin, saab hakata juba saab värvi alla ja siis saab hakata juba siia asju tagasi kokku panema ja sisse tõstma. Ehk siis selline nikerdamine käib praegu. Nii ilus. See on päriselt ilus Hansa raastupaa. Vaaliselt ennetavalt. Make it a scene, give him what you believe. End of the day, you like me, not too far from the tree. And if you had a son and you were sick, you pushed for his dreams and wouldn't let yourself get in the way, whatever it means. I get it, I see it. But tell me, how can you choose between the thing that you love and the ones that love you? Just live your truth. Cause to me, you're living proof of what happens when you shoot to the stars and the moon. What dreams we may see, what may come and may be. Living the life for me. Don't let them get you off your speed. And where you trying to go? When the stars out, time to glow. As we live through the... Mis sa siin kah lamad niimoodi? Oota, ma mõtlen natuke. Ma panen nagu silmad kinni, tule kinni ja siis mõtlen veits. Ja kui sa viitsid mussi ka vait panna, siis tuleks sul eriti hästi välja. Või mingid... Ja tuleb pait, no... Okei, no ilma paljata saab ka. Mõtlen palju ranti peab jääma. Crazy. Mõtlesin, sa räägid valgustitest või mingit... Teine asi on see, et ma isegi... Mul oleks vaja seda platet siia, millest klient rääkis. Sest et ma pean niimoodi magama. Ehk siis kui mul on padi siin, siis mul oleks vaja siia midagi küll, jah. Siia tuleb madrats. Põmm. Mulle meeldib midagi küll palju räägitakse. Jõud. Nüüd tänamus tuleb, näe, siia tuleb mootor, siia tuleb turbo. Siis on off, siis on üks ja kõik. Ja siis siin saab magada. Madrats. Okei, kui ma diagonaalis olen, siis ma vist saaks õige vahetada. Siis telgil käivad küljed lahti. Saaks ikka välja vaadata. Ja siis siia nurka tuleb väikene siukene asi, umbes niimoodi, ja siit siis puhub soojaõhu väljavõtt on, siin on pistikud, siin on ilmselt ka valgus, võib-olla on see valgus siin, võib-olla on siin madratsite juures. Vaatan, kuidas parem on. Ja muud siin telgis ei olegi. Redel viib üles alla. Jep. Huvitav, kuidas ta pärast sealt ekraani pealt näitab? Siit praegu on jumala hästi kaadris. Ei, ma mõtlen, et kuidas sealt auto ekraani pealt see lähevad ja kaamera näitab. Ja ma praegu teengi selle esimese augu ära, et ma saaks kaamera üldse uputada sisse, sest kaamera on see juhe on seal all ja siis ma ei saanud seda muud moodi. Aga kuidas sul see täpselt mahub. kaamera kinnitab siin üldse? Pealt poolt? Kaamera läheb siit laks. Pealt poolt lähevad need poldid või kruvid või mis iganes? Ja no originaalis on siin kruvipesad, läheb kruvidega, aga praegu paneme poldiga, ma arvan. Tavaliselt ma teen seda, aga praegu oli pinge peal. Aga tegelikult õnneks sellest ei olnud lugu. Praegu oli pist pinge ajal, kaamera pinge.
ja kaamera ja siis muusika läks vaikseks. Ants küsis või huvitavaid küsimusi, et kuidas sa sellest kinni paned, et 3 korda rääkinud ja vaadra. Tere, kas ta on loll või mis asja, ma ei tea. Äkki videokõne tegema hoopis. Nüüd on konksu peal. Praegu on. Nii on praegu, jah. Praegu siis ühesõnaga, enne oli see kärukonksu või see kaamerast punane joon oli täpselt siin konksu juures. Siis praegu ta tuleb umbes nii kaugele, ehk ta on veits off. Veits off võrreldes varasemaga, aga ta on õigele pool off, ehk siis ta on nii-öelda vähe seifim, et kui selle punase joone järgi peaks juhuslikult tagurdama, siis sa kärukonksuga kuhugi otsa ei võiks minna. Siin aga nagu võimalik, et siin no nii, Siim ilmselt midagi juba rääkis, aga kuna see telk sai nüüd pandud, siis tagurduskaamera mu vanal asukohal ei mahu ja me peame ta siia üles ringi tõstma. Ning Siim ise siin kõvasti eeltööd jõudis juba ära teha, et vanasse kaamera asukohta sai juba suurem auk, siia sai üks vaheplaat tehtud, mis üleliigse tagud kinni katab. Üles sai kaamera asukoht paika märgitud ja selle jaoks auk tehtud. Ja natuke läbiviiguga toimetatud, et siia said otsitud sellised suuremad juljad, et rohkem kaableid läbi mahuks ja et tagurduskaamera pistik tervena läbi mahuks. Aga Siim ise nüüd läks väikselt puhkusele, ehk siis ma panen ise need asjad lõpuni kokku. Et palju siin teha ei ole, see tuleb paika liimida, läbiviik paika liimida, hunnikkaableid läbi tõmmata, kaamera poltidega kinni panna. Ja sisuliselt ongi kõik. Ja siis seda kaabelse poolt ilmselt vaatab kunagi hiljem, kui jõuab juba elektri poolele. Et see pundar iseenesest ripub. Siin on siis paneelikaablid, markiisivool, markiisi valguse vool, mingid varukaablid ja kaamera pistik ka, ehk siuke paras pundar. Liimasid paika paneme nii palju ära kui saab ja siis ülejäänud vaatab kunagi hiljem. Zombies had me tour around the country. Ironic how the dead gave me a post. Break the mold, the kid turned into something. Oh, those guys are number out the budget. Beast Coast, those my brothers, different mothers. R.I.P. my pops, he would've loved this. Blood don't always make someone your family. Thankful for the people that I'm stuck with. Got some friends that hold me down for nothing. So we live out every dream we told each other on the bumpy roads. That's just what it comes with. Make it to the top with the ones that I came up with. Just so we could cross out everything that's on the bucket. Trevor, that's my brother, different mother. Both our daddies flying in the sky somewhere above us. Still so much to see that's undiscovered. Hope I get to see before they call my number. What dreams we may see, what may come and may be. Living the life for me, don't let them get you off your speed. And where you trying to go, when the stars out, time to glow. As we live through the highs and lows, what dreams we may see, what may come and may be. Living the life for me, don't let them get you off your speed. And where you trying to go, when the stars out, time to glow. As we live through the highs and lows. Nii, vaikselt oleme siis jõudnud ka asjadega nii kaugele, et aeg on hakata edasi tegelema ka vannitoaga. Ehk siis vannitoal on seinad on paigas, tegelikult esine tükk on ka valmis põhimõtteliselt, vaja tuks sisse lõigata. Siis poti jaoks on raam tehtud, dušialuse jaoks on raam tehtud, et see lähevad ilusti paika, nendega tegelikult on kõik hästi.
ja praegu ma siis hakkasin juba vaatama seda vannitoa kapi teemat. Plaan oli, et ta tuleb võimalikult siia sisse vastu koobast, et oleks võimalikult kitsas, oleks dušialusel võimalikult palju ruumi, poti ümber võimalikult palju ruumi, et panipaik on selle võrra natuke väiksem, aga see pole vast väga hullu. Aga kuna siia üles nurka on plaanis panna ka kraanikauss, siis väga basic teema, mille peale ma ei mõelnud, kuigi ma ei tea, kuidas ma ei teinud seda. Kui all on umbes 21-22 senti ruumi, siis kui see sein läheb kumeralt, siis mul siin ülejal on vähem ruumi ja see segisti, mille me ostsime, kraanikauss, mille me ostsime, on ka 20 midagi. Ehk siis kogu see asi peab ikkagi natuke siiapoole tulema, aga ei teagi kui palju, eks peab seda proovima. Seega, ega nüüd muud ei olegi, esimese asjana kisume selle kraanikaussi sealt kastist välja. Vaatame, kuidas ta see sobib, kaugele ta tulema peab ja siis saame siia mingisuguse platte juba peale teha, platte mingi asja alla teha ja siis saab vähemalt ajutiselt selle kapi paika panna. Ja siis juba edasi vaadata potidest ka sisseselt, et palju sinna selle sahtlite ja veetorude ja asjade jaoks ruumi jääb. Pildid ka siis umbes midagi sellist. Siin joonisel on 2 sahtlit, aga nagu näha, siis juba see üks sahtel jääks poti taha kinni. Ehk siis vaatame, mis siin praktikas päriselt saama hakkab. Jah, kisume kraanikaussi välja ja katsetame. Teine on samasugune raske. Iga kord imestan, kui nagu tagant või alt ei tehta nagu vast midagi. Sest ei peagi tegema. Ma eeldan, et kui kraanikauss jääb nagu tasa, kraanikaussi serve kapiga tasa, siis on kole enne. Peab ikka üle olema. Tasapind peaks mingi 2 senti pikem olema, 100%. Ma olen siin vannitoaga hetkel juba mitmendat päeva sisuliselt samas kohas. On igast muid asju vahele tulnud, igast mõtlemisi ja nii edasi, aga nüüd on vähemalt nii kaugele jõudnud, et plaan on sellega paigas. Ehk siis, see oli selge, kraanikauss nurgas, sellega on hästi, tasapind praegu on ajutine, korra testi mõttes, et äkki must on ka ilus. Pole kindel, vaatame, kuidas pärast stiiliga sobib, võib-olla vahetab valget värvi plaadi vastu ära. Aga see selleks. Ühesõnaga, tasapind on paigas. Siia kõrvali tuleb kuldne dušisegisti. Ja siis tahaks siia vahele nii-öelda segisti ja siis ka siin tuleb see trapid asjad. Siia vahele tahaks võimalikult palju ruumi jätta, et siia saaks siis teha ühe suure väljatõmmatava sahtli või laiuselt on enam-vähem suur, sügavust on umbes 20 senti. Et tahaks maksimumi nii-öelda kätte saada. Ja siis siin all siit hakkavad jooksma õhutorud, et tegelikult siin mingi hetk sai juba tehtud suured salgud, mõte oli algselt, et ta jookseb siit kogu täiega tagant. Aga ruumi kasutuse mõttes siis tegelikult 2 toru jookseb alt, 3. saab ülevalt vedada ja siis algselt oli 4 toru plaanis, aga 4. läheb üldse siia vetsu kõrvale. Ehk siis sai need asjad niimoodi ringi tõsta, et see keskmine osa jääb tühjaks ja siis jääb ka sahtlile päriselt mingitki ruumi. Et kui siin torud ka veel taga oleks, siis sinna jääks mingisugune 10-sendine sahtel, et see on natuke mõttetu. Aga ühesõnaga siit alt hakkavad paar toru mööda jooksma ja siis, need on mul siin praegu lahtised testimiseks pandud ja siis siia alla tuleb ka selline ventilaator, et kuhugi siia tuleb vent ava ja see tõmbab siis tõmbab õhku siit ja selle teeme läbi põhja siit augu ja sealt siis tuleb nii-öelda vannitoa ventilatsioon õue. Et muidu standardis kuskilt ülevalt laest läbi katusluugi või midagi sellist, aga kuna meil on siin telk peal, siis sinna nagu väga ei ventileeri. Plus külje pealt ei taha välja minna
ja ega muid variante ei olegi. Ehk siis peab veel põranda minema. Ja siis praegu mõtlesime sellise lahenduse välja, võiks täitsa toimida. Ja lisaks sealt siis sealt nurgast hakkab ka siis jooksma kraanikausi äravool. Ja lisaks torudele siis eks siis vaatab, kuidas mahuvad ka siis ülevalt või siis sealt alt. Peab hakkama jooksma ka parast pundarkaableid. Kõik, mis siis siia taha lähevad või kööki lähevad või tagumisse kappi või kuhu iganes, et siin mõned kohad on, kuhu peab minema. Ja siis näitan, kui auto olla. Taskulampi ka. Ehk siis siin hästi näha on. Siin on vannitoale juba on nii-öelda auk ette tehtud väike, kuhu tuleb vannitoa trapp. Et siin mõõtis need asjad mingi hetk juba välja ja siis selle referentsina ma sain vaadata ja siis sinna üles oli mul joonistatud ka siuke must ruuduke, et see kirjeldab siis seda auku, mis siin on. Natuke eemalt ka. Et siin jube ratta juures, aga saame hakkama, et ilmselt see ventauk tulebki otse siia ja siis äravoolutoru tuleb kohe selle kõrvale, tuleb siit tagant läbi ja siis saab siit joosta ja Mustamäe paak tuleb juba siia, ehk siis ta on kohe siin kõrval ja saab suht lihtsa vaevaga paaki joosta. Ja siia alla siis paneme mingisuguse ventava katte. Vaatame, kui vaja, siis paneb sinna ka mingi filtri vahele, kuigi tegelikult ei tohiks olla vaja, sest ta puhtalt poov õhku õue. Aga kui sinna mingit jama peaks hakkama viskama, siis mine tea, äkki on vaja. Aga ühesõnaga, nüüd järgmise sammuna ma lasengi siit suure doosikaga läbi, et siia saaks panna siis suure 70 toru ventilatsiooni jaoks. Siis teen äravoolutorule ka kohe läbi viigu, see peaks olema 40 toruga. Ja siis saab juba vaatama hakata ülejäänud seda nii-öelda kapiesist. Nii ma ei tea, kas see on läbi käinud juba, aga kogu selle bussi elekter tuleb siis siia piirkonda, kus siin on siis tegelikult riidekapp. Ja kõik peab ära mahutama siis
siis konditsioneeri kohale siia taha seina, et kuna see kapp on suht nagu sügav, siis me tõmbame kuskilt siit tõmbame nii-öelda seina kinni, et siis see kapp oleks nagu kasutatav, aga samas me saame kasutada ära enamus sellest nii-öelda tagusest ruumist, mis võib-olla on niikuinii natuke liiga sügaval. Ja see paigutus enam-vähem midagi sellist ka jääb, et see inverter tuleb siia seinale, siia alla tuleb Solari ja Orionid ja siis siia tulevad kõik need kaitsmed ja serbo ja kõik vajalik, et see asi tööle panna. Ja kaitsmetega ongi ka see mõte, et siit siis kappi üks lahti teed, siis siin on nagu põhi, et siis saab siit ligi ja saab neid kaitseid siis timmida. Ja kõik muu on siis ikkagist natukene nagu lammutamise kaugusel. Aga mitte nagu täitsa peitu pandud. Jah, ja see konditsioneer jääb siis siia alla, sellest võib-olla on ka juba jutt olnud. Ja nüüd ei olegi muud, kui ma hakkan siis seda kappi nagu välja ehitama, et ma saaksin siin need asjad siis ikkagist panna nagu normaalselt. Et praegu ongi, siin on paar asja, et kõigepealt see sein on meil juba õhuke, et siia päriselt neid asju monteerida, eks ma teen siia nagu jämedamad plaadid ja liimib siis selle külge. Et saaks ikka kruvi ka lasta normaalselt. Siis ma pean, kuna meil on siia tuleb üks suur sein, eks ju see kapi siis otsa sein nii-öelda, siis ma pean tegema see on tegelikult juba lõigatud, aga ma pean lõikama siis sellele sälgu, et see konditsioneer siis välja saada. Ja siis on mõttega, et siis siia tuleb veel omakorda üks tükk, et saaksid asju siis siia istme taha ka panna. Pean tegema siia diagonaalistükki, siit seinatükk, siia diagonaalistükk, siia auk, sealt isegi peab suurem olema. Jah, ühesõnaga tuleb hakata seda kappi välja ehitama, et siis saaks hakata neid asju ka päriselt paika panema, et praegu on nagu enam-vähem tunnetus on käes. Akudega on ka, et siin, kuna siin on 400 amprit liitiumit, siis algselt meil oli plaan, et need akud tulevad siia ette. Tegelikult algselt oli plaan, et akud tulevad siia kohale, kus need kaitsmed on. Proovisin seda, mõõdud ikkagist ei jooksnud väga hästi välja, siia ette. Oleks teoreetiliselt toiminud, aga siis oleks nagu riidekapi siis põhja oleks põhimõtteliselt ikkagist täielikult ära lõiganud, et niimoodi me saame nagu maast laeni kappi ikkagist tehtud. Ja siis Rainil tuli mõte, et paneks akud hoopis siia siis istme ja seina vahele. Ja siis siia tuleb, ütleme siis umbes sükene sein, kast ja istmel siis ka väike käetugi, et saad oma kätt toetada siia peale, kui istud, et umbes mingi sihukese asja ma pean siia ka mõtlema välja. Ja siis need akud jäävad siia seina äärde ja siis siit saavad joosta kaablid siia kilbiruumi siis nii-öelda. Ja siin on veel, kuna meil siin ikka kõik on nagu väga kompaktne, siis siin on veel need konditorud jooksevad ka siit kilbiruumist läbi, sest et tegelikult jookseb üks soojatoru jookseb tagant ette, sest ruuma on meil seal, see jookseb ette siia alla, konditorud jooksevad taha, siis soojatoru jookseb üks üles, telki üks konditoru jookseb siia ülesse. Ehk siis siin on nagu, siin kilbiruumis on nagu omajagu torusid ka veel, mis võtavad seda ruumi ära. Aga proovime kõik ikkagi ära mahutada. But I keep pushing my pen, rotating my stylus. Brokenness feeling like sin, now no breath, low dollar. Used to be left on red, now all the girls go holler. Now all the girls go follow. All the fake fans gon' pile up. I need peace to borrow, get that shit right back tomorrow. Somehow all the fans go bravo. Smile so much to hide my sorrows. Faith is shaky in vibrato. Nii näitan siis, mis ma vahepeal valmis olen saanud. Et siia on nüüd hunnik tükke tekkinud. Kõigepealt riidekapi tüki sai paika pandud, siis ma lõiksin sinna sälgu. Ja enam-vähem niimoodi see riidekapp siis siia tuleb, nii laid on.
siis ma lõikasin siia alla kondi peale siis plate, toeplate ja siis siin istmel tuleb ka selline, siia tuleb laud ja siis siin on selline käetugi. Nüüd küll eelmine elektriplaan, tegelikult see on juba siis 4. või isegi 5. plaan, kuidas siis seda elektri osasi paigutada. Need pidid olema siis kõik kuskil, ütleme, siin piirkonnas. Siis nüüd hoopis me tegime selle käetöö osa siis pikemaks ja need tegelikult tuleb enamus, akud on ikkagi samas kohas, aga enamus läheb siia seinale ja siis proovime, et see käetugi siis on täis. Siia vahele paneme ka mingid asju ja siis kapi tagusein, see läheb ka asju täis, aga et siin see osa jääb nagu kõik ikkagist nii vabaks kui võimalik. Et ühesõnaga praegu siis on veel selline plaan ja praegu ma olengi teinud neid detaile siia valmis, et siis mingi aeg saaks hakata siis neid elektriasju nagu paika panema. Ja nüüd nendega on enam-vähem, siis siia taha ma tegin sellise diagonaalitüki, et siia läheb plaat peale ja siis siia tuleb see. Ideaalist tulevad siia kaitsmed, nii et see, kas see tükk käib niisama eest ära või see tükk käib kuidagi lihtsasti mingi klõpsuga ja käib eest ära, et siin on siis, siin taga oleksid siis kaitsmed. Seda peab veel vaatama. Aga nüüd ongi, et selle tüki siis, et selle tüki kinnitusi teha, siis ma peaksin nüüd tegema valmis siis siia ja siia siis öelda maast taanitüki, maast põrandani tüki tähendab. Ja kuna meil on tooliümbrus vaja ka kinni katta, siis ma mõtlesin, et mõistlik oleks siis teha siis siit see tükk nagu täies tükis komplekssena ja välja siis selle kastini välja seal. Et siis oleks, põhimõtteliselt oleks siis kõik nii-öelda detailid oleks siis nagu tehtud, siis saab ära kantida, mis on kantimises ja see käetugi. Sinna ilmselt tulevad laudised riibud sisse, nagu meil seintelgi, siis need on vaja ära triibutada ja värvida siis. Jah. Ühesõnaga, teen selle toolümbrus veel ära ja siis võiks olla kõik detailid jonksus ja siis saab juba elektrit edasi vaadata. Couple things I show, couple things I don't. I can tell you my problems, I can tell you my sins, I can tell you my problems, I'm uncomfortable in my skin, I'm uncomfortable. No nii, ja selline see seekordne video saigi. Nagu ikka, üht-teist sai tehtud, väga loodan, et video meeldis. Kui meeldis, siis like ja subscribe on väga teretulnud. Varsti juba uus video, lähme ilmselt edasi mööbli tegemisega, teeb kööki. Kindlasti ja tegemata elekter ja üht-teist veel, aga eks siis seda näeb juba järgmises episoodis. Nii et praegu, tšau baka ja varsti näeme. Mis tegema hakkad? Ja siinkohal pange like ja subscribe ja ma hakkan kööki kohe tegema. Kui tahad seda